No tere taas, sõbrad. Pikk ootusaeg on läbi saanud. On 24 veebruar. Palju õnne Eestile. Ja mina tulen siis või lähen siis esimest korda jõeforelli püüdma. Et ei ole mul aimu üldse, millises seisus jõgi on, aga tõenäoliselt ikkagi on lahti. Väljas on -2 kraadi külma. Nii et väga okei ilm. Ma ei viitsinud tõesti siin nende -20 ja -15 kraadiste külmadega jõekat tulla püüdma. Aga nüüd mõtlesin, et on õige aeg. Vahepeal on päris palju toimunud. Olen saanud kehakultuuri magistrisse sisse. Ostsin uue kodu. Nii et toimetamist on omajagu olnud ja jõekale no lihtsalt ei ole aega ka olnud enne. Aga täna on see päev. Vaatame, kas hooaja esimesel püügil nullitame või mitte. Aga põnev. Selleks hooajaks plaane on päris huvitavaid. Kas need kõik ka realiseeruvad? Eks ole näha, aga vaatame, mis see hooaeg siis meile toob. Aga okei, kell on siuke 12:30. Nii et magasin kaua, puhkasin korralikult välja ja teeme siuke paar tundi püüki. Ma arvan, et ma kauem ei viitsigi, et paarist tunnist äkki piisab. Vot nii, aga okei, lähme jõele ja hakkame püüdma. Päris hea koht seal. Püüan siis tamiiliga. Ja tamiil on mul siis Merika tamiil. Opadi! Esimene võtt sellel hooajal. Ilusti nägin kala ära. Täitsa nagu normaalne kala oli ka. Esimene võtt sellel hooajal. Noh, kas ta nüüd ehmatas ära? Vist ehmatas ära, jah. Aga esimene võtt on tõsiasi. Olin juba meelest ära läinud, kui... Opadi! Okei, ei olnud nii suur kala. Aga ikkagi esimene. Teeb meele rõõmsaks küll, ma ütlen ausalt. Ja mul on tunne, et täna jälgi ka ei ole, et keegi oleks käinud. Mis on nagu üpriski positiivne. Nii, seal järjekordne hea koht. Tea, kas juba hakkavad asjad jäätuma. Loodan, et täna mingid jamasid ei teki, kuna mul on Merika tamiil üldse küljes.
minu imestuseks ei ole siin ühtegi jälge ees. Nii et nagu, kas siin siis tõesti ei olegi käidud püüdmas? Oi, hops. Ahah, juba, oi. Ahah. Oh, vedas. No ei ole see skill nii hea praegu siin hooaja alguses. Riidva ots läheb jäässe. Seda vahepeal puhastama. Oi, kui hea vise nüüd tuli lambist. Ma tegelikult eelistaks allavoolu või nagu allavoodu püüda ja siis üles tagasi kerida, et need kalad on praegu siuksed uimased ja aga ega midagi, püüame edasi. Ilus on väikest viisi sajab lund ja nii, teeme ennast väikseks. See on hea koht küll. Ops. Vool on aeglane. Ops. No nii vana hea koht. Kurja, mul on ainult 8 prossa akut. Aga siin saab hea pika viske teha. Hops. Ja nüüd tuleb loota. Kus need kalad peidavad ennast siis? Juhtus siis see asi, et tamiil läks siia rulli alla. Seda ikka aeg-ajalt juhtub, eriti veel talvel püügil, et aga nüüd tuleb panna tagasi paika ja nii. Nii. Tuleb keerata see peale. Ja siis good to go. Jama on see, et mul see ei tee enam seda häält. Siduri häält. No nii, vaatame, kas jep, sai korda. Loodan, et mul üldse teised akud on täis. 3 prossa näitab veel seda, nii et ma lihtsalt võtsin kuskilt need akud ja ma ei tea, kas need on täis või tühjad ja loodetavasti on täis. Opadii, täitsa täis aku kaasas, super. Jätkame. Siin on ka üks hea koht, aga ma lähenen nüüd sellele natukene teise nurga alt, ehk siis proovin visata alla voolu ja kerida üles tagasi. Nii. Viskame algul siit otse läbi. Viskame otse läbi sealt. Ja siis paneme alla voolu.
No nii, jälle üks hea koht. Aga ei tasu vist enne viset öelda sellist asja. Jälle tuleb puhastada rõngaid. Järgune hea koht, palk on siin samas vee all. Nii. Suur kala. Ja kus on jõudu? Suur kala. Ohohohoho. Ilus suur kala. No 40 kindlasti. Nii, vaat kus. Oi, kui kena kala. Oi, kui kena kala. Tuli ära. Kuidas ma ta kätte saan? Palun kahva mulle. Oi, kui kena kala. Suht õrnalt kinni ka. Suht õrnalt kinni ka, aga kena kala. Opadii. No nii. Siin ei ole ühtegi kala enam. Nii, tule siia. Ja esimene mõõdukas. Kindlalt. Ohohohoho. Nii. Nii. Op. No tule. Nii. Sõber. Sõber. Opadii. No. Oi. Tõhtähäni. Nii. No nii. Mine sõber. Kasva suuremaks. Hops. Läks siia alla. Ohohohoho. Ohohohoho. No nii. Ilus. Aga üritasin siia jää peale tulla ja mis siin on ja vajus sisse. No siin enam ühtegi kala ei ole, aga ma nägin ilus palk on vee all siin ja täpselt selle alt ta tuli ka ja seal nad ennast peidavad. Panin korraks ridva kõrvale tõhtähäni. No 40 peale oli ta, jah. 40 peale. Yes, äge. Teate, hooaja esimeselt püügilt mõõdukala kohe saada. Ma ei tea, see teeb seest nii sooja tunde, et uskumatu nagu. No, sellepärast ma käingi kalal, noh, need emotsioonid, see oli nii äge, kuidas ta tuli ja võttis ära. Ja 40 pluss kala ja läks kenasti tagasi ujuma, et Eesti Vabariigi sünnipäev ikkagi. Las see kosub veel ja kasvab edasi. Aga mul on nii rõõmus meel, päriselt mul on nii rõõmus meel. Ma ei tea, mitu kuud sellest on möödas, kui viimati jõekat sai püüda. Ma ei tea.
Aga püüame edasi, ma võtan täna maru rahulikult, nagu väga rahulikult, et naudin pigem seda protsessi ja ülivinge. No te vaid vaadake seda talvevõlumaad. No lihtsalt super, noh. Lihtsalt super. Nii, selline roosa siis. See on täna toiminud väga hästi. Ja lähme kohe järgmisesse heasse kohta. See on ka muidugi hea koht siin. Sinna. Nii. Hops. Nii, vahepeal tuli korralikult lund krae vahele. Aga jällegi väga hea koht siin. Igasugused palgid risti-rästi. Hops. Oi. Ahah, kena kala käis. Aga siis tõmbasin juba maltsa kinni. Kena kala käis võtmas. Just oli võtt. Ahah, see jäi kaamera peale ka. Ma arvasin, et kaamera ei käi. Täitsa normaalse kalavõtt oli, aga ma kardan, et see kala sai konksu. Aga näed, võtt jäi isegi kaamerale. Nii, ahah. Ai, läks minema. Okei. See oli mingi väike kala. No võiks ikka täna veel tulla midagi siia päeva lõppu. Opadi! Jälle võtt, ilus kala oli ka. No see on küll kõige kalasem koht, mis veel järgi jäänud on, tead. Külm ei hakanud, aga no jää järgi see. Võtsin küll tamiiliga, tõmbasin sisse sõrme, aga kaua ta veritseb mul. No nii, sõbrad. Täna viimased visked siin samas, sest et noh, võtt on nagu täitsa järgi jäänud. Enam ei ole nagu mitte midagi tulnud. Seega rohkem kauem täna ei püüa. Noh, puhastame natuke jõge ka siis. Naljakas, et see sõrmel see veri kinni ja siis ta nii. Nii. Võtame kaamera peast ära ja aga ühesõnaga mulle tänaseks aitab 7% akut ka, aga jah, saab lõpu ära teha. Kell on 16.22 ehk siis peaaegu et 4:30.
ja võtt on ära kadunud. Siin veel mingi aeg oli üks, aga ütleme niimoodi, et ei saa nuriseda tõsiselt. Hooaja esimene püük 24 veebruar. Ma pakun, et siuke 41-42 sentimeetrit kalada võis olla. Ilusti läks tagasi ujuma ja kosuma. Ja oli veel võtte, oli äraminekuid, ka veel mõnda suurt kala nägin. Mõni ujus landile järgi, nii et selles suhtes talvepüügile talvepüügiga võib nagu esimese talvepüügiga võib rahule jääda, et tegelikult ju oli omajagu actionit. Suvel on kindlasti rohkem seda, aga praegusel ajal ei saa üldse nuriseda. Ma olen ülimalt rahul ja väga rahul, et ma tulin üldse siia kalale, et ma täna pikalt mõtlesin, et no ma ei tea, kas ma tahan tulla siia kalale, aga tegelikult ilm kõik väga super. Soosis, alustasin püüki, siis oli -2, nii et väga okei ilm. Nii et jah, selline saigi. Tore on jälle tagasi olla üle pika aja, nii et ikka like'i ja subscribe'i seda videot või tähendab subscribe'i kanalit, like'i seda videot. Veel on üks video tegemata, kus me käisime Maikliga paadiga, Maikli ja siis Timoga siis käisime paadiga merel. Seal õnnestus ka meil tegelikult saada mõõdukala, nii et see video on ka veel valmis monteerimata. Aga ma arvan, et ma panen selle jõeka video ikkagi ennem ülesse. Nii et siuke sai, väga tore. Nüüd on autoni tagasi matkamine ja siis on juba kodimatka. Aga okei. Tšau, paka.